sõbrad, järjekordne trenn meil numbriga siis 7. Tänases trennis tuletame meelde ka neid asju, mis me oleme teinud. Jälle katsume minna natukene täpsemaks, natukene konkreetsemaks nende asjadega. Selleks trenniks teil ei ole vaja mitte midagi peale siis oma judo nuku või paarilise, kelle peal siis teha nii maas harjutusi kui ka püsti mõne harjutuse. Ja lõpus jälle lükke, jõud. Alustame pihta. Ukso. Rein. Nii, esimene osa meil soojendus. Kõigepealt siis soojenduseks me katsume selliselt hüppelda siin niimoodi. Hästi lihtsalt sirgjala peal sellised pehmed hüppamised ja paneme suured käteringid juurde. Katsud hüppelda ja käteringid ja teistpidi. Hästi. Järgmine harjutus. Seisad natuke rohkem jalad värki. Tõstan käed üles. Võin korraks panetada ennast. Ja nüüd katsun oma kätega joonistada nii suure ringi kui võimalik. Lähen nii ülevalt kui saan, nii kõrvalt kui saan. Alt läbi teisele poole. Suured keeleringid. 2 veel siia poole. Ja teistpidi. Hästi. Järgmine harjutus. Väljaasted. Nii, nüüd astume igast suunda. Ma astun praegu ühe jalaga. Astun välja. Natuke kükitan, tõukan ennast tagasi. Teise jalaga astun, tõukan ennast tagasi. Veel 1, tõukan ennast tagasi. Teine ja tõukan tagasi. Nüüd sama asi, astun ühe jalaga kõrvale, kükitan, tõukan ennast tagasi. Teisele poole, siia, tõukan ennast tagasi. 1 ja 2. 1 veel kummuli poole. 1, 2. Ja nüüd tahapoole. Astun tahapoole. Tõukan ennast tagasi. Tõukan tagasi. 1 veel. Ja teisele. Hästi. Soojendus on tehtud. Oleme soojetud küll. Lähme edasi. Nüüd meil kiirus, osavus, tasakaalu harjutused. Esimene harjutus meil harki kokku hüpped. Ehk siis ma hüppan harki, käed lähevad laiali, jalad lähevad harki ja tulen tagasi kokku. Ja 10 sekundit, nii palju, nii kiiresti, kui jõuame seda teha. Treener Andrei ütleb Hatsime ja siis alustame. Valmis? Hatsime. Tuli. Pöördega hüpped. Nii, ma alustan ühtepidi ja nüüd ma hüppan, keeran siit puusast põlvedest ja keeran terve keha täiesti teisele poole. Jälle alustan siit ja keeran siit puusast ennast, keeran õlgadest, keeran põlvedest ja parastest. Hopp, nii. Ja nii. Keeran ühele poole ära ja teisele poole tagasi. Jälle, alguses võite teha rahulikult, et korralikult välja tuleb ja siis hakkate järjest kiiremini hüppama. Treener Andrei ütleb Hatsime ja siis alustame koos. Hatsime. Tee. Hästi. Nii. Nüüd järgmine harjutus. Hüppame täisringi peale sellest samast kohast ja hüppan
terve ringi. Katsu teha. Alustad, vaatad ühes suunas, hüppad, keerad ennast ümber üle, niimoodi, et sa jääd täpselt samas suunas. Ja siis teine hüpe üle teise ära. Valmis? Otsime! Katsu tasakaalu hoida. Mida kiirema pöörde saad, seda parem on. Mate! Hästi, tuli. Proovime teha ühe harjutuse veel. Ja nüüd vaatate, kui palju te suudate ennast ümberringi pöörata. Teete nii suure pöördega hüppe, kui tegi vähegi suudate. Aga kasvõi jääda tasakaalu, mitte kukkuda pikali. Nii, igaüks teeb 3 sellist hüpet. Vaatame siis, kui palju ma suudan teha. Alustan siit. Ja. Nii, läks halvasti, proovime uuesti. Ei sedagi rohkem teha. Oleme teistpidi. Nii, hästi. Loodetavasti te saite rohkem kui mina. Ma pean veel harjutama seda harjutust. Järgmine harjutus meil on tasakaalu harjutus pääsuke. Selleks siis, nii nagu me eelmises trennides tegime, ma pean seisma ühe jala peale, tõmban ennast siia väikeseks palliks kokku. Sa võid teise jala pisut lasta põlvest pehmemaks, et sul on parem tasakaal. Ja nüüd siit selle maal ma katsun ennast sirutada pikaks ja käed tõsta veel. Ja tulen tagasi. Ja juba proovime. Ja sirutan ennast ja tulen tagasi. Katsun hoida tasakaalu. Aeglaselt rahulikult. Sirutan ja tulen tagasi. Teise jala peal ka mõned korrad. Nii, ma praegu sõidan selle jala nüüd siin. Hoian tasakaalu ja sirutan pikaks ja tulen tagasi. Hoian tasakaalu, kui tasakaal kaob ära, tulen uuesti tagasi. Ja sirutan. Hästi tehtud. Viimane harjutus on turiseis. Selle jaoks võime minna pikali. Ja nüüd katsun minna oma turja peale, et tõsta sirged jalad ja sirge keha üles. Nii, ma võin siis alguses aidata ennast kättega siit kõrvalt, või panna käed maha. Lihtsam on niimoodi, et ma tõstan ennast üles ja kättega toetan. Ja katsun jalad hoida sirged. Ei taha, et jalad kukuks niimoodi ära, siis ei ole hea turiseis. Katsun otse sirutada lae poole ja hoida siin natukene aega. Nüüd kelle jaoks see on lihtne, siis paned käed maha ja katsud siin hoida. Kelle jaoks see on veel ka lihtne, tõsta siis käed siia või sinna ja katsu pingutada ja hoida. Nii, proovime kõik koos, vali see variant, mida sa teed ja katsume hoida vähemalt 10 sekundit seda asemel. Mate! Tubli, hästi tehtud. Sellega on meil tasakaalu, kiirus ja osavusharjutused läbi. Lähme edasi oma põhiosa juurde. Selle jaoks on meil vaja täna siis oma judo nuppu või paarimist. Mina toon oma paarimist. Minu paarimiseks on täna jälle pilli. Teeme oma paarimisega kummarduse. Ja me alustame meebaasist ehk siis maastehnikatest. Meie esimene ülesanne, kuna me oleme siin õppinud erinevaid kinnihoidmiseid, erinevaid maastehnikaid, siis me proovime
nüüd teha sellist harjutust, mille nimi on ümber maakera. Ma ei liigu päris ümber maakera just, aga ma erinevaid kinnihoidmiseid kasutades katsun siis ümber oma nuku liikuda. See on väga hea harjutus teile maasmaadluse heaks, sellepärast et kui te kedagi kinni hoiate, kui sa hoiad ainult ühte asendit ja tema hakkab sealt põgenema, siis lõpuks ta saab välja ka. Aga kui ma suudan kogu aeg vahetada oma asendit, sõltuvalt sellest siis, mida tema teeb, siis ma suudan teda seal maas kinni hoida ja mul ei lähe selleks väga palju jõudu vaja. Nii, ma näitan, kuidas see siis käib. Selle jaoks, mida rohkem erinevaid kinnihoidmiseid sa tead, seda parem on, aga kui sa ei tea väga palju, siis piisab ainult ka nendest 4, mida me siis kollase öö jaoks oleme teinud. Siis esimene me võime alustada siit kesagatame asendist. Võtsin tema käe, võtsin tema käe. Nii, kesagatame asendist. Ja siin nii nagu eelmine kord saame sellest asendist ennast vahetada, keerata oma jalad ära ja tulla Yokoshiogatame asendisse. Nii, siia. Nüüd, sellest kohast näiteks Yokoshiogatame asendist. Ma saan tulla ja astuda üle tema ja tulla kohe siia Tate-shiogatame asendist. Nüüd, Tate-shiogatame asendist. Ma võin hüppata temast üle ja tulla teisele poole. Praegu ma võtsin siit käe ja teise käe, see on siis oranžiöö kinnihoidmine, Usure kesagatame, aga vahet ei ole, kas sa teed sellist kinnihoidmist, mida sa oled õppinud või sa ise mõtled välja üldse uue kinnihoidmise või sa lihtsalt teed sellist kinnihoidmist, mida sa veel ei ole õppinud. Lihtsalt proovid hoida kinni ja vahetada asendit. Näiteks siit kohast ma saan jälle vahetada sellisesse Yokoshiogatamesse, kus ma hoian tema kätt ja tema kaela. Nii, siit ma võin vahetada ühe käe, lükkan tema käe ära, lähen tema käest siia üles poole ja võtan siit. Võtan siit pea poolt kinnihoidmise. Kami-shiogatame või praegu mul on isegi Usure kami-shiogatame. See on siis rohelisega kinnihoidmine. Kami-shiogatame siis siit. Pea poolt kinnihoidmine. Nüüd pea poolt kinnihoidmisest ma saan tulla jälle näiteks siia poole tagasi. Siin on Ushiro kesagatame, tagurpidi kesagatame. Aga ma võin ka selle käe jälle siit ära lükata, tulla siit üle ja võtta siit kinnihoidmise. Ükskõik millis. Jälle Yokoshiogatame. Jälle siit võin minna tagasi. Keerata ennast kesagatamesse. Siit võin jälle tulla kohe võtta Tate-shiogatame. Jälle vahetan. Lähen siia poole üle, sain siit poolt kesagatame, keeran ennast tagasi. Yokoshiogatame, munegatame. Hopp, tuled siia peale. Nii. Siin või tulla. Siia. Siit. Lähen jälle käest üle, tulid siit poolt. Usure kami-shiogatame. Liigun veel. Kami-shiogatame. Ja selliselt saad siis harjutada liikuda ühest kinnihoidmise asendist teise kinnihoidmise asendisse. Nii, igaüks nüüd proovib teha ühe korra ühtepidi ringi peale ja teise korra teistpidi ringi peale. Üks kord ühtepidi ringi peale ja teine kord teistpidi ringi peale. Nüüd üks ainult oluline asi, enne kui sa hakkad pihta. Kui ma vahetan kinnihoidmist, siis ma ei taha temast täielikult lahti lasta, vaid ma tahaksin vahetada ühe käe, haarata ühe käega, siis lasen teise käe lahti ja haaran teise käega. Ja selliselt vahetan ennast. Näiteks, kui ma olen siin kesagatames, siis ma ei lase lahti mõlemat kätt ja hakkan võtma Yokoshiogatamет, sel ajal tema juba põgeneb ära. Tahaksin kesagatame, nüüd hoian oma parema käega siit veel kinni, selle ajal vahetan üks käsi, nüüd vahetasin selle käe ära, see käsi, vasak käsi hoiab sealt kõvasti kinni, parem käsi võtab kaela ümber ja nüüd vahetasin ennast Yokoshiogatamesse. Ja kui tahan siit veel minna edasi, siis nüüd saan vahetada selle käe ja võtta tema jala alt.
Yokoshi võtame. Jälle, kui siit lähen edasi, vahetan üks käsi korraga. Võtan näiteks, lasen sellega lahti, siit hoian kinni. Võtan sellega siit. Nüüd teise käega sain lahti lasta. Võtan siit ja lähen alt läbi järgmisse kinnihoidmisesse. Nii, 2 korda teie ülesanne teha ring peale. Mina proovin samu teha. Hatsime. Üks ring tehtud ja nüüd lähen tagasi teistpidise ringile. Mina sain tehtud. Kui teil on veel vaja aega harjutamiseks, saate panna video peal pausi ja proovida rahulikult neid läbi. Mida rohkem kinnihoidmised te teate, seda lihtsamaks see harjutus läheb. Järgmine harjutus meil siin põhiosas. Me lähme püsti tehnikat juurde, Tachibasa juurde. Nüüd meie ülesanne on teha 5 püsti maadluse tehnikat, 5 heidet. Ja pärast iga heidet ma katsun minna ka teha ülemineku püsti maadlusest maas maadlusesse ja võtta siis ühe kinnihoidmise. Kes on oranžid, rohelised võivad, te võite teha ka pärast ülemineku maas maadlusesse, teha kas näiteks valuvõttesse kohe või kägistamistehnikasse. Aga meie teeme alustuseks heide ja kinnihoidmine. Sa ise valid, millist heidet sa teed, mida sa oskad teha, 5 võiks olla erinevad heidet. Kui ei oska mitte erinevad heidet, siis võid teha sama heidet ka. Ma arvan, kõik peaksime oskama. Mina näiteks teen siit. Astun talle kõrvale ja teen Osotogari ja lähen võtan Yokoshi Ogata. See oli mul esimene. Teiseks mina võtan Ippon seoinage, heidan ja lähen võtan Kamishi Ogatan. Kolmandaks mina võtan, teen oma paarilisele Uchigari ja lähen võtan Tateshi Ogatan. Neljandaks ma teen Ogoshi ja võtan Uzure Kesagata. Ja viimaseks ma teen Taiotoshi ja Udehishigi Jujigata. Need olid minu 5 tehnikat. Teie võite mõelda välja täiesti oma kombinatsioone. Valite oma lemmikheited ja teete oma lemmik maasmaadluse tehnikat ka sinna otsa. Sellega on meilgi juba tänane lühike põhiosa läbi. Teeme oma paarilisele, ütleme, arigato, aitäh ja võime temaga hüvasti jätta. Täna saame edasi üksi hakkama. Meil ongi jäänud nüüd ükke, ehk siis üldkehaline ettevalmistus, jõud, kiirus, vastupidavus. Esimene harjutus, kükist üles hüpped. Kükitan alla ja hüppan üles. Korralik sügav kükk siia alla ja hüppan üles. Treener Andrei ütleb Hatsime ja meie teeme selle peale nii palju, kui me jaksame. Hatsime!
tee. Tubli, hea pingutus. Järgmine harjutus, selili jalgratas. Kõhulihast harjutus. Lähen selili ja oma jalgadega väntan seal. Valmis. Pingutama kõhulihasid. Suru ala selga vastu põrandat. Hinga. Tee. Hästi. Järgmine harjutus, ülakeha tõstad. Lähen kõhuli, paned käed kas selja peale või tõstad siia ja hoiad õhus. Ja tõstan oma ülakeha nii kõrgele kui võimalik. Valmis. Tee. Hästi. Järgmine harjutus, kätekõverdused. Nüüd need, kes on tugevamad, te võite teha plaksuga kätekõverdusi. Sama aja katsute nii kõrgele tõugete kui võimalik, aga meie teeme siis avaliselt kätekõverdused, hoiad keha ilusti sirge ja alla ja üles. Kes on siis tugevad, teie võite siis tõugete teha plaksuga kätekõverdus. Aga meie teeme tavalisest kätekõverdust praegu. Valmis. Väga tubli. Järgmine harjutus. Toeng lavangus, õlgade puudutamisel. Katsun püsida selles samas kätekõverduste asendis, aga nüüd puudutan oma õlga rahulikult, aeglaselt, panen käed tagasi maha, puudutan teist õlga. Ja samal ajal katsun, et keha ei käiks, ei liiguks väga, vaid olen ilusti otse ja tasakaalus. Ma võib-olla näitan täitsa otse seda siis. Nüüd siin ja puudutan, tagasi maha, teisega puudutan. Ja kogu aeg hoian oma keha sirge ja tugeva. Valmis? Pingutama kerelihased, kõhulihased, kõik jalad tugevaks, käed tugevaks. Tee. Tubli, sellega on esimene ring tehtud. Nüüd tuleb teine ring. Esimene harjutus oli meil kükist üles hüpped. Olete valmis? Tee. Väga hea. Teine harjutus oli meil selili jalgratas. Lähed selili ja proovin mändata siit. Valmis? Tee.
hästi. Kolmas harjutus, ülakeha tõsted. Valmis. Tubli, peate hästi vastu. Katsume lõpuni nüüd pingutada. Järgmine harjutus, käte kõverdused. Valmis. Valmis. Otsime. Väga tubli. Järgmine harjutus, toeng lamangust, õlgade puudutamine. Valmis. Katsu keha ilusti sirge hoida. Ei lähe tagumik liiga kõrgele ega ei kuku keskelt läbi. Hästi, sellega ongi meil jõuring läbi. Kellele meeldisid need eelmised trennid, mis olid lihtsam ja raskem variant, siis andke meile nende kohta tagasisidet ka. Tagasisidet saate anda samas kohas, kus te esimesi trenni hindasite. Öelge meile, kuidas oli, kas meeldis või ei meeldinud, kas oli kasulik või ei olnud kasulik ja siis võib-olla edaspidi saame veel niimoodi teha. Täna siis, kellele see trenn jäi veel lihtsaks, siis saate teha, kerida videost tagasi, teha ühe või siis, kes on väga tugevad, siis 2 ringi veel seda. Meile tänaseks piisab. Panen kimono selga, teeme venitused ka. Venitusharjutused. Esimene venitus, väljaaste venitus. Ehk siis ma astun välja ja nüüd sirutan, lükkan oma puusa edasi, peaksin tundma siit pikalt venitust ja surun, lükkan oma kõhtu, oma puusa sinnapoole ja venitan, hoian siit natuke. Nii, võin kohe sõita oma puusaga tahapoole, panen esimese jala kanna peale ja kallutan ennast natuke siiapoole. Peaksin nüüd tundma siin taga, selle esimese jala tagavenitust. Painutan natuke siiapoole. Nii, raputan jalad ära ja teise jalaga sama asi. Nii, astun välja, sõidan oma puusaga ette suunas otse ja tunnen siit seda jalga. Peaksin siit pealt venitama ja siit puusa juurest. Hoia ja hinga. Hästi, ja kohe venitan seda esimest jalga. Panen jala sirgeks, tõstan barbad üles ja painutan, kallutan ennast siiapoole. Hästi, raputage jalad ka ära. Kõhu venitus. Nii nagu meile tuttav on juba, lähed kõhuli, võtad kätega matist kinni ja nüüd tõmban ennast üles ja edasi. Ja hingan, tunnen kõhus venitust, kõhulihased venitan. Hingan ja tõmban ennast pikaks ja edasi ja üles.
nüüd võib natukene tantida selliselt viltu, et ühte külge natuke rohkem meeldida. Hinge kaua ja kõnni teisele poole. Hästi. Venitame tuharet, siis tõstame oma jala, oma kanna teisest jalast üle ja kallistan oma jalga, tunnen siin tuharide venitust. Hingan ja hoian. Selja katsun sirutada sirgeks, tahaks nagu tõusta hästi pikaks kõrgele. Nii, väga hea, raput. Teine jalga. Kallistati ja sirutan selga. Teeme seda hästi pikaks sirgeks. Hingan. Hästi. Sellest meile tänaseks piisab. Loodetavasti teil oli sama edukas trenn kui minul. Mina sain küll täna kindlasti osalamast ja tugevamaks. Andke meile teada siis trenni kohta tagasisidet. Kui te olete selle ära teinud, siis öelge kas emale või isale või täitke ise see tagasiside ära. Öelge, kuidas oli, kas meeldis, mis ei meeldinud, kas oli kerge, kas oli raske ja siis me saame teile sellega paremaid trenne edaspidi teha. Lõpetame treeningu. Mukso. Rei. Aitäh teile minuga kaasa treenimast. Kohtume järgmisel korral. Sayonara.